Tere, head YouTube'i kuulajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänaseks saatekülaliseks on meie kõige poolt armastatud tegus mees, Tartu Keskerakonna piirkonna esimees Andro Roos. Tere, Andro. Tere. Rõõmsalt näha. No ma ei tea, kas sa üldse öösel magad ka või kogu aeg oled tegevuses. Nüüd sa organiseerisid ja nägid tohutult vaeva, et minna appi Nursipalu organiseerijatele ürituse korraldamisel. Mis üritus tegelikult oli? Aastapäeva puhul või? Vabariigi aastapäeva puhul ja 3. Nursipalu kett, kus siis 3. aastat juba Marika Niidumaa ja Tiiu Ritari organiseerisid üle Eesti Võrumaa Nursipalu piirkonna kaitseks, inimeste traditsioonilise elustiili ja eluviisi kaitseks Nursipalu keti. Ja päris palju oli inimesi kohale tulnud ja mina tulin Tartust bussiga. Tartu hoiulaenu. Ise juhtisid või? Ise ma ei juhtinud, mul ei ole lube, aga ma vaatasin niimoodi, et buss nii hästi sõitis, et ma pean endal bussijuhi load tegema. No sa saad sellega ka. Nii et üks Võrumaa mees juhtis seda bussi. Et see on sinu hoiulaenu ühistu buss? Hoiulaenu ühistu buss. 50 kohane? 50 kohane, jah. Ja siis oli buss oli täis, et oli Keskerakonna rahvast, oli Tartu hoiulaenu ühistu rahvast ja oli lihtsalt Tartu hoiulaenu ühistu linnarahvast, kes ei olnud parteilise kuuluvusega ega ei kuulunud ka ühistusse. Nii et inimesed tulid ja saime siis Nursipalu inimestele appi minna. Kuidas see seis seal Nursipalus praegust on? On seal midagi nagu paremaks läinud või halvemaks või? No mina ütlen niimoodi, et kui Marika Niidumaad ja Tiiu Ritarit ei oleks, siis põhimõtteliselt oleks seda baasi juba ammu seal laiendatud, sest nemad on need 2 vahvat naist, kes algatavad kohtuasju selleks, et pidurdada siis põhimõtteliselt seda Nursipalu polügooni oma volilist laiendamist, sest seda tehakse mööda minnes kõikidest seadustest. Ega mittetulundusühing Meie Nursipalu ei ole mitte valitsuse vastu või ammugi mitte riigi vastu, et ei taha, et riigikaitset tehakse või midagi, vaid nad on seadusetuse vastu, sest seda laiendust tehakse valetades, tehakse seadustest mööda minnes ja nemad on selle vastu, et kui valitsus ise kõikidelt ettevõtjatelt ja eraisikutelt nõuab igal sammul suurt bürokraatia kadalipu läbimist ja kõikide seaduste täpset järgimist, muidu ei anta lubasid ja asju, siis Vabariigi valitsus ise teeb risti vastupidi seal Nursipalus ja ei taha enamike seadusi, mis ta ise kehtestanud on, järgida. Küll on need müranormid, küll on need põhjavee normid, ühesõnaga, ja küll toimub otsene valetamine siis. Kas laiendatakse või ei laiendata, räägitakse, et laiendatakse vähem, aga tegelikult on juba uued laiendused ette valmistatud. Bussijuht, kes meid sinna viis, tema ütles näiteks niimoodi, et enne laiendust temal oli kokkuleppe sõlmitud 200 000 euro peale oma maja müümiseks. Ja nii kui tuli see laienduse info, langes hind 100 000 peale, ostja langes ära ja ei taha keegi, öeldakse, et 100 000 eest ostame sulle, eks ole. Aga keegi ei hüvita seda. Nii et see on väga paljude kohalike inimeste mure. Et nad on ka tehtud sunnismaiseks, et see on ikka loomulik, et osad tahavad oma kinnisvara ära müüa, kõik ei taha eluks ajaks jääda, aga nad ei leia lihtsalt vana hinna eest ostjaid. Ja need, kes on sinna sunnitud nagu jääma, ega nad muidu ära ei tahaks minna, eks elu on tehtud siis nagu põrguks, kui seal inimesed on erinevad ja müra suhtes ja kõige suhtes ja ütleme, mõni ei kannata seda müra. Mina näiteks ise elasin kunagi Elvas, mul oli raudtee lähedal, alati seal kesköö paiku oli siukene mürin ja nagu oleks maavärin olnud. Alguses ehmatas see mind üles, pärast ma harjusin ära, nii et mind nagu väga ei morjendanud see, aga inimesed on erinevad, nii et ja kõige hullem asi, mis seal Nursipalus valitsuse tegevus ongi see, et sõidetakse lihtsalt kohalikest üle ebaausate võtetega ja see ajab inimestel harjapunaseks. Kas kohalik omavalitsus on toetamas, aitamas seda kohalikku ettevõtmist, et jälgitaks täpselt seaduse täitmist või vaatavad läbi sõrmed? No kõik vaatavad ikka läbi 5. Ikka läbi 5 sõrme niimoodi. Et ei ole mitte midagi. Ja ei olnud seal kohalike Riigikogu liikmeid kohal. Ausalt? Mitte ühestki erakonnast. Kalvi, kus sa oled? Kalvi oli ju see inimene, ta on minu sotsiaaldemokraat. Tema oli see inimene, kes Riigikogu valimiste eel lubas Nursipalu rahvast väga toetada, kui ta Riigikogusse saab. Kalvikene, kus sa oled, palun? Mine oma rahva lappi, kus sa lubasid. Tee.
No näed, ei ole midagi teinud. ei ole. Mees Ütleme sõnast niimoodi, et sellest üritusest ei võtnud osa ükski Riigikogu liige, kohaliku omavalitsuse volikogu esimees ei võtnud, vallavanem keegi ei võtnud. Oli ainult üks volikogu liige seal, Võru linna volikogu liige vist oli Kertu Luisk, aga noh, tema ei ole ei volikogu esimees ega linnapea, nii et noh, tema on lihtsalt üks hääl rahva hulgast. Nii et poliitilise poole pealt mina olin jah, Tartu Keskerakonna piirkonna esimees seal toetamas ja piirkonna liikmed, kes siis kohal olid. Miks sa teed, sul on nii suur Tartu linn, 100 000? Sellepärast, et ausalt öeldes ega kogu Eesti on täna Nursipalu. Et tehakse Nursipalus rahvast ülesõitmist, tehakse Virumaal fosforiidi teemadel ülesõitmist, no sa tegid ise intervjuu siin, eks ole. Tehakse Saaremaal meretuuleparke, tehakse Harjumaal, Raplamaal, Pärnumaal seda Rail Balticut, mida kellelgi vaja ei ole, et Läti on juba sisuliselt alt ära hüpanud ja Poolal pole seda ammugi vaja, nii et ainult Tallinn-Pärnu nagu tehakse miljardite eest. Noh, see on selge rahva raha matmine ja looduse mõttes ka Eestimaa pooleks tõmbamine, et noh, niisugust monstrumit ei ole meile siia vaja, mis kuhugile ei vii, aga rahvas sõidetakse üle, nii et sisuliselt kõikidest maakondadest ja ega Tartu ei jää puutumata selles mõttes, et täna tehakse polügoon Nursipalusse, aga ega sõjardid ei peatu, ega tulevad vaatavad, et näed, ilus Raadi lennuväli siin ajalooliselt on, et teeme siin, et hakkame siin müristama asjadega. Nii et noh, nad ei peatu. Bürokraatial on komme laieneda ja sõjabürokraatial on ka komme laieneda. Ma imestan, et sina siit Tartust organiseerisid oma bussi oma rahadega, kutsusid inimesed peale, sõitsid sinna kohale. Kas seal kohalikud inimesed olid ikka kohal? Kohalikud olid kohal, aga seda ma küll vaatasin, et mõnedest hoovidest inimesed olid oma koduhoovides, oli ju laupäevane päev, oleks võinud ka pöörata sinna ketti. Palju rohkem inimesi. Lõhkus puid. No, lõhkus puid ja pidas lihtsalt laupäeva ja võib-olla mõni seal akna taga jõi kohvi. Nii et ega natuke tuleb kohalikele inimestele ka tuhka pähe raputada, et oleks võinud rohkem olla kohal. Aga muidugi tegelikult oli päris palju oli neid kohal. Ikka rahvamaja oli täis, Nursi vanas koolimajas olime pärast ja lõõtsamäng oli ja tead, inimesed laulsid kaasa. Tõesti niisugune asi pole kaua aega näinud, nagu et meie oma rahvuslike laule inimesed Toomas Ojasaar lõõtsameest tõmbas lõõtsa ja kõik laulsid kaasa. Ja seal oli siis väike kohvilaud ka. Kohvilaud ka ja sai võileiba. Naised tegid. Aga ma peab imestama, et nii Marika kui Tiiu on noored naised ja nad teevad seda oma vabast tahtest. Ja ma just mõtlen, et milleks meil on igast naisorganisatsioonid terve Eestimaal, ma ei tea, mis asja, kodukaitsjad ja kõik, mis siin on olemas. Kas nemad ei liitu nende naistega või kardavad või häbenevad või mis nad lööd sinna kampa? No nad on nii-öelda võimuusklikud, et siis kui keskvalitsusest korraldused tulevad, et siis täidavad. Kuigi ma pean sulle ütlema, et seal oli ka Kaitseliidu mehi kohal, et ei ole niimoodi, et naised versus siis sõjaväelased. Et ikka kohalikud kaitseliitlased saavad ka aru, et kõik, mis toimub, ei ole nagu mitte Eesti Vabariigi kaitsmise huvides, vaid sisuliselt, mida me täna teeme. Me hoiame oma turja peal, oma higi ja vere peal üleval ju, no ütleme otse välja, Ameerika Ühendriikide välispoliitilisi huve. Ega meil ei ole vaja neid suuri sõjaväebaase harjutamiseks. Seda on vaja ikkagi meie nii-öelda tänastele liitlastele, Ameerika Ühendriigid ja kes nad kõik on, kuigi neil endal on ju palju suuremad territooriumid, kus kohas harjutada ja teha. Aga eks see ei ole ka harjutamiseks, see on baas võimaliku tulevase sõjalise konflikti tarbeks. Annaks jumal, et seda ei tule, eks ole. Aga sisuliselt meie rahade eest ja meie higi ja verega me viimegi ellu Ameerika Ühendriikide välispoliitikat täna. Et Trump võib olla tore mees, aga Trump hoolib ja peabki hoolima oma rahva, see tähendab Ameerika rahva huvidest ja meie oleksime ääretult lollid, kui meie oma väikese rahatasku arvelt seda kinni hakkaksime maksma. Vaat meie peaminister peakski eeskuju võtma Trumpist. Samamoodi munad üles leidma endal ja mõistus üles leidma, nii nagu Trump on. Ma mõistuse kokku kogunud ja tugevad raudsed munad on ja käib ja nõuab liitlastelt Euroopas ja mujal maailmas, kuidas nad oma riigikaitset tegema peavad ja kuidas nad läbirääkimisi tegema peavad. Vaat me peaksime ka. Meie peaminister peaks minema Trumpi juurde ja ütlema niimoodi, et kuule vana, sina räägid nagu sellest, et meie peame kaitsekulusid suurendama.
aga meie ei pea sinu riigi välispoliitikat ja kaitsepoliitikat siin idapiiri peal ellu viima. See on ka sinu asi, vana. Ja nüüd on niimoodi, et kui sa tahad, et meie head liitlassuhted jätkuvad, siis meie võime riigikaitsesse panustada, aga Ameerika Ühendriigid peavad hakkama Eestile ka maksma mingisugust rahalist hüvitist selle eest, et meie siin nagu väiksed kutsikad oleme, augume idapiiri peal. No tegelikult see aukumine tuleks üldse ära lõpetada, sest ei ole Eesti Vabariigi asi, väikese riigi asi Venemaaga aukuda, las Ameerika ise augub Venemaa, kui ta tahab. Need Ameerika ei taha ju väga aukuda, eks ole. Noh, jätab selle aukumise teistele. Aga no fakt on nagu see, et kui me aukuma peame, siis no miks siis tasuta aukuda, miks siis peale maksta veel sellele aukumisele? See on nagu tõsine mõttekoht. Mina olen alati Tartu linnapead Urmast pidanud siukest rahumeelseks meheks, soliidseks. Ja millise sõjaka ta kõne pidas Eesti Vabariigi aastapäeval, minu arust see on kohad, sa räägi oma linnast ja oma linna tegemisteks. Hakkas jälle Ukrainast rääkima. Ukrainast, jah. Et see linnapea tuleb, see on sõjart, see üks meest ei ole Tartu linna, siin on vaja sugust tasakaalukat ja rahulikku meest. Ma pean sulle trambilikult ütlema, et sul on 100% õigus. Sul on 100% õigus. Ma oleksin kindlasti parem linnapea kui Urmas Klaas. Ma usun ka. Ja niimoodi trummi põristada, siis kui ei ole vaja seda teha, tuleb tegelikult oma riigi ja rahva asjad, nagu sa ütlesid, seista oma riigi eest. Aga ma vaatasin, et Eesti televisioon ei teinud sest ülekannet. Noh, see ei olnud väga sobilik. Võrumaa Teataja tegi ja Võrumaa Teataja tegi pigem sellises negatiivses võtmes, et noh, et polnud asi ega midagi. Üks portaal Lõunaeestlane tegi positiivses võtmes ja ega rohkem ei olnudki. Ma kutsusin Postimeest kaasa. Ja täpsemalt Elu24 siuke väljaanne nagu on. Aga sealt ka öeldi niimoodi, et see neid ei huvita. Kujuta ette, neid ei huvita, mis juhtub Eestimaal, kallid sõbrad. Valimised on tulekul, nii et olge väga tähelepanelikult ja jälgige, mis teie ümber toimub. Aga ma, Andru, soovin sulle jõudu ja jaksu ja hea oli jälle suga siin vestelda. Paneme edasi. Teeme nii, ainult edasi. Ei sammukestki tagasi.